Valimisõigus on ajaloos olnud lähedalt seotud kodaniku mõistega. Valimisõigus näitab, kellel on õigus osaleda riigi valitsemises. Erinevatel aegadel on see olnud erinev. Näiteks 200 aastat tagasi said Eestis linnavalitsust valida ainult vähemalt 25 aastat vanad mehed, kes olid linnas elanud vähemalt 2 aastat ning kes omasid linnas kinnisvara või ettevõtet. Aja jooksul on valimisõiguse ulatus muutunud maailmas, aga selle muutuse nimel on toimunud ka tuline võitlus. Uus-Meremaa oli esimene riik maailmas, kus 1893. aastal laienes valimisõigus naistele. 20 aastat hiljem, 1913, sai esimese Euroopa riigina selleks Norra, kellele järgnesid teised Põhjamaad. Vaatame nüüd aga seda, milline on valimisõiguse ulatus tänases Eestis. Valimisõigus koosneb 2 õigusest. Esiteks hääletamisõigus ja teiseks kandideerimisõigus. Hääletamisõigus annab Eestis õiguse valida oma esindajat 3 esindusorganisse. Nendeks on Riigikogu, kohalik omavalitsus ning Euroopa Parlament. Kandideerimisõigus võimaldab aga ise kandideerida neisse organitesse. Võib juhtuda näiteks, et inimesel on küll hääletamisõigus, aga tal puudub kandideerimisõigus. Näiteks saab ta valida kohaliku omavalitsuse volikogu, aga ise selle liikmeks kandideerida ei saa. Mis need tingimused nende 3 esindusorgani valimiste puhul siis on? Alustame lihtsamast. Eesti parlamendist ehk Riigikogust. Riigikogu valimistel saab hääletada iga vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, kes ei kanna vanglakaristust ning kes on teovõimeline. Riigikokku saab kandideerida samuti vaid Eesti kodanik, kes on vähemalt 21 aastat vana. Eesti kohalikel valimistel on erinevalt Riigikogu valimistest hääletamisõigus rohkematel inimestel. Selleks saab olla Eesti kodanik, Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või ka välismaalane, kel on Eestis pikaajaline elamisluba. Valija peab olema vähemalt 16-aastane ja tema elukoht peab asuma vastavas vallas või linnas. Kandideerida saavad kohalikel valimistel ainult Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. Pikaajalise elamisloaga välismaalane saab küll kohalikel valimistel hääletada, kuid ise volikokku kandideerida ei saa. Kolmandaks, meil on veel üks oluline rahvaesindusorgan, milleks on Brüsselis asuv Euroopa Parlament. Euroopa Parlamendi esindajate valimisel on hääletamisõigus kõigil Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel. Seega, näiteks Eestis elav Saksamaa või Soome kodanik saab valida Eestis Europarlamendi kandidaate. Samuti saavad nad ise sinna kandideerida. Seega lõpetuseks testi küsimus. Milline neist 3 on kõige demokraatlikum, ehk kus on valimisõiguse ulatus kõige laiem ning seega võimalik kaasata kõige enam valijaid?